kui juba valitsemine, siis on tegu riigiga. Ja riigiga on lugu niimoodi, et see on väga võimas organisatsioon, kes võib ilma kitsendusteta tegutseda nii siseriigis kui rahvusvahelisel areenil. See ongi suveräänsus. Aga suveräänsus ei ole kindlasti kõike lubatavus. Õigusriiklik suveräänsus, see tähendab riigi käitumise, riigi enda käitumise allutamist seadustele, õigusele. Just nii muutubki riik õigusele vastavaks ehk õigusriiklikuks. Meil kõigil on võib-olla silme ees õigus jumalanna kuju. No teame, naiste rahvas, tuunika seljas, ühes käes õiguse mõistmise kaalud ja teises käes vaat seesama jõud võim, seesama mõõk. Vaat õigusriiklik käitumine tähendabki seda, et seesama jõud ja võim, seesama riik allutab ise oma käitumise õigusele ja nii muutubki riigi käitumine õigusele vastavaks ehk õigusriiklikuks. Ja muide need eeskirjad, millele riik peab oma käitumise allutama, need peavad kirjas olema expressis verbis seadustes. Paradoks on ehk see, et riik on ise ju see institutsioon, ainukene institutsioon, kes neid seadusi loob, nii meie kui ka enda jaoks. Aga siin muud ega paremat lahendust ei ole. Avaliku võimu jaoks on lubatud ainult see, mis on lubatud. Ja see lubatavuse piir peab tulenema ja tuginema seadusel. Ja mida rohkem seda õigust, ütleksin, mida heas mõttes paksemad on meie seadused, need teejuhised ka riigi käitumise jaoks, seda vähem ongi meil ühiskonnas võimalusi selliseks korruptiivseks käitumiseks riigi poolt. Ja muide, kas ei näita just praegune või tänane koroona väga kehv olukord seda, et me ootame riigilt just nimelt väga läbipaistvat ja õigusele, seadustele allutatud käitumist. See ongi õigusriiklik käitumine. Ja kui see nii on, siis on kindlasti ka korruptsiooni vähem kui igal muul juhul